Kui sa soovid korterit osta Pariisi, siis kindlasti peab sul seal korteri aknast avanema vaade Eiffeli tornile. Näiteks, aga kui sa soovid korterit osta New Yorki, siis võiks seal kindlasti olla vaade Central Parkile või Londonis võiks olla näiteks vaade Thamesi jõele. Aga näiteks, kui sa soovid korterit osta Viljandisse, siis peab kindlasti olema Viljandi järvevaade. Tutvustan sulle ühte korterit, kus on fantastiline järvevaade ja suurepärane asukoht. Lähme vaatame järgi. Suur rõõm on sulle näidata sellist erilist korterit, et mis seal salata, iga päev sellistesse korteritesse ei satu ja kuigi Viljandi linn asub ilusa järve kaldal, siis neid kohti, maju ja kortereid, kus avaneb vaade järvele ja mis on väga heas seisus, siis selliseid objekte ei liigu väga palju. Seda suurem rõõm on sulle tutvustada ühte kahetoalist korterit, üks magamistuba ja siis avatud köögiga elutuba. Ja praegu ma siis seisangi välisukse ees, näoga välisukse poole ja minu selja taha siis jääb avatud köögiga elutuba. Ja vaatame siis, kolame siin korteris natuke ringi. Kindlasti on siin põnev vaadata, milline see korter on ja milline vaade siit avaneb, aga lähme järge mööda. Korteri pinda on kokku 67 ruutu ametlikult ja korteri sisepind on 50 ruutu ja väga suur ja vinge rõdu, 17 ruutmeetrit. Nii et jõuame sinna rõdule ka õige pea. Aga alustame siis köögimööbli kööginurgast. Ja kõik see komplekt siin integreeritud köögitehnikaga, kõik jääb siis hinna sisse. Et siin on siis külmik ja sügavkülm ja suured mahukad kapid. Ja väga kvaliteetne ja ilusa väljanägemisega AEG mikrolaine. Kõik toimib, töötab väga heas seisus. Ja köögimööbli sisse on ära peidetud nõudepesumasin. Ja keraamiline pliit ja kubu. Nii, töötab väga stiilne ja ilus. Sobib siia korterisse ideaalselt. Ja korteris on siis avatud köögiga elutoa planeering ja elutoasa on siin. Proovime diivani ka ära. Väga mõnus siin telekat vaadata ja ennast hubastelt koduselt tunda. Vaatame siis siit poolt ka. Ja liigume siis siit tagasi. Siin on siis korteri välisuks. Näitan sulle ka vannitoa ära. Siin on väga suur mahukas garderoobikapp esikus. Ja väga ilus vannituba. Piisavalt ruumikas, kuhu mahub vabalt pesumasin. Ja piisavalt suur ja avar dušinurk, et ei ole väikest kitsast ahistavat dušikabiini. Ja suur peegel. Et vannituba on väga kena ja ruumikas.
korteris on siis valmidus olemas nii tuletõrje signalisatsiooni kui ka valvesignalisatsiooni paigaldamiseks. Ja välisust saab loomulikult mugavalt avada otse korterist, kui keegi peaks külla tulema. Ja elutuba on 2 suure avara aknaga. Et ma siin praegu päris sinna akna juurde ei juhata, vaatame ennem magamistoaga üle. Ja liigume siis magamistuppa. Magamistuppa mahub suur voodi. Ja väga suur riidekapp, nii et on piisavalt ruumi. Ja kui sa nüüd suve hommikul siin ärkad, tõused voodist ülesse, jalutad akna juurde ja astud oma rõdule, kus ütled tere uuele päevale ja tervitad ilusat vaadet Viljandi järvele. Ja siin see terrass on tõesti väga mõnus, suur, et siin mahub kindlasti istuma ka suurema seltskonnaga ja suveõhtul siin mõnus nautida õues olemist ja ilusat vaadet. Siin on nii mõnus isegi praegu juba istuda, et ei viitsigi liikuda, aga tuleb minna ja sulle videot edasi teha. Siin on siis elutoa aknad. Kõnnime siis tagasi ja siin on veel söögitoast pääseb. Ja siis on siin magamistoa aken. Ja siin elutoas on samuti pääs rõdul olemas. Nii et otse pääs. Okei, kui sa nüüd päris New Yorki või Londonisse või Pariisi kolida ei plaani, siis igal juhul Viljandis väga kena järvevaatega ilus korter ootab sind. Ja kui sul nüüd sellest fotomaterjalist ja videomaterjalist natuke väheks jäi ja tekkis huvi, et võiks korterit ka oma silmaga vaatama tulla, siis tee seda kindlasti, võta minuga ühendust ja lepime korteri vaatamise aja kokku. Ootan sinu kõnet ja kohtume peagi. Kõike paremat sulle. Tšau!